Teaduskeskuses ja meil on siia Pärnu Noortetelevisiooni stuudiosse kohale kutsutud Ukraina teemadel rääkima laste ja noorte vaimse tervise keskusest Kristjan Õunapuu, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö õppejõud Valter Parve, Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala, Eesti Punase Risti Pärnumaa seltsi sõjapõgenike teemal Merike Kukk. Ja ma küsiksingi kohe siis, et mis sõda see on? Pikk vaikus. Merikesel oli nii hea vastus. Mina ütlen, see on vallutussõda. Mis sõda see on? Eks ta ole sõda nagu iga teine, ainult et sellel sõjal on nüüd natukene vanamoodsam väljund, ehk siis üks mees läks püssiga teise mehe kallale. Et see ongi kummaline, et 21. sajandil on meil ju täiesti erinevad sõjapidamise viisid. Väga moodne sõda on kübersõda, on majandussõda, külm sõda ja nüüd siis on tõesti, et üks riik on läinud teisele riigile relvaga kallale, et selline sõda praegu. Aga kui need muidu aru ei saa? Kes ei saa millest aru? No need, kelle oli kallale mindi. Millest nad aru ei saa? Ju siis ei saanud, et oli vaja püssiga minna õue peale. Praegusel hetkel selle küsimusega me õigustame vägivalda. Ei õigusta, me püüan aru saada, mis toimub. Õigustamisest on asi täiesti kaugel. No kui tekib küsimused, aga võib-olla ei saanud aru. Isegi kui ei saanud aru, kas koolis näiteks õpetajad, kui nad üritavad oma teadmisi edasi anda õpilastele ja kui selles seltskonnas on üks õpilane, kes ei saa võib-olla nii kiiresti ja nii hästi aru, kas see õigustab õpetaja poolt vägivalda? Ei. Siin on küsimus, millest aru saada, et antud juhul ikkagi on ju küsimus selles, et üks riik tahab teise üle omada mõjuvõimu olukorras, kus tegelikult ja maailmas, kus on riikidel ikkagi ja rahvastel õigus otsustada, kuhu nad kuuluvad, mida nad teevad, et me elame ikkagi vabas maailmas. Miks hakkas sõda just praegu? No sõda, ma julgen väita, et konkreetselt nüüd see sõda, ega ta just praegu ei hakanudki. Tegelikult see sõda ju vindub juba 8 aastat. Ja vindub sellepärast, et Ukraina saavutas iseseisvuse. Ja soovib olla sõltumatu siis Venemaast. Aga milline on siis ärevus meil näiteks ja siis sõjapõgenikel? Kristjan, milline on meil ärevus? Meil on esinemise ärevus, ma arvan. Mikrofonid ja kaamerad sihivad meie suunas. Meie ärevus sõltub ilmselt kõige rohkem sellest, kui palju me tarbime mingisugust infot meediast, telekast, ajalehest, sotsiaalmeediast, mida me kuulame, kuidas me nagu, kas meil on kellegi usaldusväärse inimesega jagada näiteks oma muresid, eks ju. Kui me oleme oma mure käime üksi, meil on mingid küsimused, siis on lahendatud, siis ilmselgelt see ärevus kasvab ja kui see ärevus kasvab väga kõrgeks, siis on juba nagu probleem, eks ju. Et see on see nagu meie ärevus. Ja ma arvan, et see on ka väga erinev inimesed, et kui see sõda, siis praegune agressioon algas siis 23 õhtu ja mäletan, ma olin veel kontserdil ja üle eestilik meeleolu, siis hakkas see sõda ja ikkagi nädal umbes selline, kus mina nagu kogu aeg scrollisin uudiseid ja siis ma üks hetk, kas see oli eelmine nädalavahetusel, millega ma läksin lihtsalt poodi nädalavahetusel, vaatasin, aga täitsa tavaline elu käib, inimesed käib poes ja et ma olin nagu hästi selles foonis, et ma arvan, et see ärevus, mis Eesti inimeste seas on, see on ka väga erinev ja see tõesti sõltub sellest, milliseks sa oma ümbert selle maailma oled loonud, sest tõde on ju see, et praegu meil siin koolis käia, tööl käia, Eestis on turvaline. Ja aga me mõtleme ka ette, eriti teesmeas inimesed tahaks olla kindlad, et 20 aasta pärast on ka turvaline ja need hirmud on täiesti mõistetavad, aga mis siis, kui järgmised oleme meie, kuhu tullakse ennast teostama.
et nüüd see ärevus, see turvatunne on riivatud, see võib väga tugev olla. Tunded, et mina ütlen selle peale, et tunded on lubatud, hirm on lubatud, kurbus on lubatud, viha on lubatud. Et loomulikult, kui sellised uudised tulevad, siis on esimene asi on lubada endale tundeid. Ja nüüd jällegi see, eks ju, et mida ma nende tunnetega peale hakkan, kas ma saan kuidagi ventileerida ennast, kas ma saan kellegi poole pöörduda, et mis see mure mul on, kas keegi saab selgitada mulle, kuidas ma selle mure siis saan nagu vähemaks. Ja kui nüüd räägida sõjapõgenike seisukohalt, et ma olen nüüd ise ka nendega ise kokku puutunud nendes kogumispunktides, et neil ei ole nendel ei ole, ma ei ole täheldanud hirmu, sest nad on nüüd turvalises keskkonnas. Hirm oli siin, nii palju kui ma nendega nagu rääkinud olen, et hirm oli siis, kui nad sealt ära tulema hakkasid. Et üks perekond tuli 600 kilomeetrit piirini, et üle piiri saada. Hirm oli piiri peal, sest see meeletu rahvas ja see ootamine lageda taeva all, et seal ei olnud nagu tol hetkel veel mitte midagi. Kui nad said juba bussidesse ära, et siis oli tekkis selline nagu apaatia, et nad olid juba teel, aga väsinud kõik need füüsilised vintsutused. Aga nüüd, kui nad on siia jõudnud, neil ei ole seda hirmu, aga mis neil on äng. Et pidi olema selline suur, selline ängistuse tunne, et mis nüüd edasi. Ja see on ka üks põhjus, miks nad kõik tahavad kohe minna tööle, et sellest nagu välja saada, sellest tundest, et pakkuda oma panus ka see, et pakkuda oma panus tõesti ka sellele riigile, kes nad on võtnud. Aga hea küll, me rääkisime oma hirmudest, aga Loone, mina küsin, kas see, mis toimub, sind ka vahel hirmutab? Ei, no ikka hirmutab, et ma olen sündinud siis ju vabas Eestis ja see on ikka päris hirmus mõelda nii, et kuskil, mis ei olegi tegelikult ju väga kaugel meie riigist, toimub mingisugune sõda. Maksim, kas sind hirmutab see, mis praegu toimub Ukrainas? Tõesti, jah. See on loomulik, see on täiesti inimlik, et hirmutab, sest see muudab tulevikku selliseks, no mitte kindlaks või see on ebamääraseks ja see ongi loomulik reaktsioon täiesti, et mis järgmisena juhtub. Kuulsin siin sõna äng, on ju. Ja siis teine, mida on kasutatud selle meediakajastuse ja igasuguste levivate siis visuaalide kohta on õõv. Et tegelikult need sõnad äng ja õõv, ma kujutan veel ette, mis asi on viha, on ju. Ma kujutan ette, mis on mure, aga mis on äng ja mis on õõv. Et need ei ole isegi minu elus nagu varem väga tulnud üldse esile, et mis tunded need üldse on. Et ma võib-olla tooks ühe näite, see läheb nüüd natukene, ütleme sellest sõjast nagu läheb välja. See oli see, kui algas Gruusia sõda Gruusias. Et ma siin kevade poole käisin Gruusias ja minu võõrustajateks olid grusiinlased, kohalikud inimesed, kes rääkisid sellest sõja algusest. Et nende juures olid veel mingid väiksed lapsed seal esinemas ja siis algas pommitamine. Ja põhimõtteliselt sama nagu praegu Gruusias, et ühest hetkest, Ukrainas, ühest hetkest said nendest inimestest sõjapõgenikud. Ühe hetkega löödi nende elu totaalselt sassi. Üks asi, et see elurütm, aga tõesti, et nad jätsid ka oma kodud maha, nad võtsid kaasa kõik, mis kotti mahtus ja läksid. Nüüd on sellest juba ju jupp aega möödas ja kevadel seal Gruusias olin, käisin hommikul jalutamas ja siis ma kuulsin mingisuguseid pauke. Seal mägedelt kajasid need paugud veel tagasi ja kui ma selle küsisin majaperemehe käest, et mis nagu paugud need olid. Ja see, kuidas mis ma nägin selle majaperemehe näos, et eelmisel õhtul oli ta rääkinud sellest, kuidas neist said sõjapõgenikud. See oli minu jaoks lihtsalt lugu. Aga see, mis emotsiooni, mis hirmu ma tol hetkel
kui sa nendest paukudest rääkisid. See oli totaalne hirm. aga sel hetkel ta jälle rahunes, ütles, et ei, niimoodi, täpselt nii oligi, et ei. et täna algas jahipidamine. Aga lihtsalt see, kuidas need paugud sealt nende mägedelt nagu tagasi kajasid, et mitte, noh, siiski natuke erinev. aga just, et siis ma sain aru, mida see tegelikult nendele inimestele tähendas. Võib-olla tahaks nagu positiivset poolt ka ärevuse koha pealt välja tuua, et ärevus, kui täna selles infomüras ja kõiges selles olukorras tunneme ärevust ja see on pikka aega kestab, siis on probleem, siis on vaja otsida kuskilt abi. Aga ärevus võib olla ka ju väga hea, näiteks seesama, kui Ukrainas sõda hakkas, siis ärevus pani inimesi tegutsema, ärevus aitab põgeneda või võidelda, eks ju, et see on selle ärevuse nagu positiivne külg. Esinemise ärevus, kui me natukene võib-olla siin kaamerad vaatavad meid, et see annab meid fokusseerima mingisugusele tegevusele ja aitab meil nagu ressursid kehast nagu üles leida, see on see positiivne pool ärevusel, et ärevus ei ole alati halb. No oleneb, kui kaua ta kestab, kui see muutub juba häireks ja iga päev mõjuvaks, siis see hakkab juba kahjustama toimevõimekust ka. Just. Millised on siis eluraskused ja kohanemine? Noh, kui nüüd võtame jällegi sõjapõgenikud, nende elu ongi praegu raske. Sõjapõgenikud, kes on jõudnud siia ja ka sõjapõgenikud on ka need inimesed, kes on praegu Ukrainas oma kodudest ära. Et ka nemad on sõjapõgenikud. Et ka, nagu ma enne ka ütlesin, et nende elu on ju löödud pea peale. Et kõik need teekonna vintsutused, raskused, tulla teise riiki, kus on teine keel, et jah, et siia Eestisse on natukene lihtsam tulla, sest et meil räägitakse palju ka vene keelt, et see keelekeskkond on sarnane ja neil on võimalik suhelda nende enda keeles, oma keeles. Aga Eesti ei ole ju ainuke riik, Läti, Leedu samuti, kuhu põgenikud läinud on, moodi on Rumeeniasse, Saksamaale, kuhu iganes, kus ei ole seda vene keele tausta nii palju. Ja see on kindlasti üks raskus, millega nad peavad kuidagi hakkama saama. Ma olen ise keskis mõelnud ka seda, et kui sõda hakkas, siis käivitus Eesti inimestel selline abistamise soov tohutult. Võib-olla ka see oli selleks ärevuse raviks nagu väga hea. Aga praegu ikkagi kõik märgid ju näitavad, et need inimesed ei ole tulnud siia nädalaks ajaks, et nad jäävad siia pikemaks ja sõda kestab. Et see eluraskused ja kohanemine, et loomulikult sõjapõgenikel on need nagu oluliselt suuremad. Peame olema ka valmis selleks, et meie enda elus midagi muutub, et me ei jää nagu sellest puutumata. Olgu see siis mingisugune hinnatõus, olgu see siis, et mõni ettevõte näiteks, kus vanemad töötavad, ei saa nii hästi tööd enam teha, sellepärast et tooraine näiteks tuli kunagi Venemaalt või kaupa müüdi Venemaale. Samamoodi poodides teatud asju võib-olla enam ei ole. Et me peame nagu siin ka ise täitsa tajuma seda, et mitte ükskord ehmatusega avastama, et mis nüüd kõik juhtunud on ja siis võib-olla olema, kui on raske, siis ikkagi tahad olla kellegi peale vihane, kelle peale siis? Kelle peale kõige lihtsam vihane olla on. Just. Et ikka selle teise väljaspoolt tulnud inimese peale. Et mina just ka tahaks seda, et meil oleks see meeles, et see sõda muudab raskeks elu kõikidel. Aga see kohanemise raskus on ka see, mis peas on, see on uskumatu, mis toimus. Meil kõigil oli tekkinud tunne, et niisugune asi ei ole enam võimalik, mis juhtus. Ja see on segamini löönud selle tasakaalu tunde. Ja on tekitanud sellise püsiva härevuse, et see ei kehti enam, see, mida me lootsime, see heaolu kasv ja niisugune normaalne rahulik koos eksisteerimine, et see ei toimi enam, seda ei ole enam. Ja see teadmatus, mis tuleb järgmisena, mis maailm see on, kuhu me nüüd suundume. Et see on küll. Isegi kui ma mõtle sellele, et ta on minus olemas. Tahan siinkohal kohe tsiteerida ühte toredat kogenud psühhiaatrit.
isiklikult tunnen ja igakuiselt vestleme, siis tema ütleb, et ainuke asi, mis siin elus kindel on see, et elu on muutuv. Ja muutumine elus on igal juhul mingis mõttes nagu kriis ja noh, et iga muutus vajab kohanemist. Et isegi kui seda sõda poleks olnud, siis me võime olla kindlad, et no midagi oleks olnud ja millegiga me oleks pidanud ühiskonnana, indiviidina mingil hetkel ikkagi kohanema. Et ka praegune olukord nõuab kohanemist, et tegelikult kohanemine ei ole inimestele võõras asi. Et me oleme läbi kogu elu pidanud kohanema. Et kes läheb lasteaeda, kes läheb kooli, siin elu muutus, et iseseisvasse ellu. Vahetab töökohta. Vahetab töökohti, elukohti. Ja nüüd on ka suur tõenäosus, et tuleb uus klassikaaslane. Jah, et kuidas sellega kohaneda? Jah. Sellest, mis Valter nüüd hetkel rääkis, et mina, kui ma mõtlen sellesse hetke tagasi, siis ma täitsa tunnistan, et 25. mina nutsin päris mitu korda ja hakkasin pärast tagant nagu mõtlema, mis asi see siis oli. Ja ma täitsa võin teile öelda, et minul oli lein. Minul oli lein just selles mõttes, et see vaba maailm on ju, millesse sa usud, mismoodi see maailmakord on, seda enam ei ole. Ja ma täitsa tundsin sellist, ma ei tea, kui vaatajate seas on keegi, kes on läinud oma boyfriendist või girlfriendist lahku, vaat selline südames, selline raske tunne, just selline lein, et aga noh, õnneks praegu ma süda üle saanud. Jah, ma olen sellest üle saanud, aga tool hetkel tõesti oligi siuke leina hetk. Kaotusalu. Just. Väga tabav võrdlus. Jah, et vabadus on väga hinnaline asi. On. Noh, mina olen sellest generatsioonist, kus me veel vabad ei olnud. Ja miks see ka puudutab, miks inimesed niimoodi aktiivselt ka annetavad selle sõja käes kannatanute jaoks, et ongi see, et tegelikult on meil ühine minevik. Tegelikult tuleme me samast kohast, samast süsteemist. Me oleme omavahel nii palju läbi põimunud, et see on ka põhjus, miks see sõda puudutab meid nii lähedalt, nii valusalt. Me olime lootnud, et see paraneb seal see süsteem ja need naabrid nagu lähevad inimlikumaks, seda mõtled. Meil oli mingi usk, et nad ei ole enam sellised kui meid okupeerides. Ma ei ole nagu nii mõelnud, et ma neid nagu usun, et ei. No me lootsime ikkagi, et seal muutub midagi. Pigem minu jaoks oli see, et nad olid kõrval, nad olid eemal. Jah. Et ma ei tea, minu kui noorem inimese pilgu läbi võib-olla see lootus mingil hetkel nagu ei olnud väga lootus, et noh, kui neid uudiseid, noh see on nüüd ütleme väga pika aja vältel, eks ju, teadlikuna uudiseid vaadates või seda poliitilist olukorda maailmas vaadates, siis minul isiklikult nagu ei olnud nagu väga lootust, et see no, et nad on arenenud. Et nad on, jah, no ütleme, küsimus on juhis, mitte nagu rahvuses, vaid juhis, kes siis nagu neid poliitilisi otsuseid teevad, et ega Vene inimesed, Venemaal elavad inimesed on samamoodi ilmselt häbis ja samamoodi õõvastuses ängis, et ma pean sulle ütlema, et tegelikult on Venemaal seda ideoloogiat surutud inimestele ikkagi kogu aeg nii palju, sa ei kujuta ette, kui paljud tegelikult elavad endiselt Nõukogude ajas ja kui paljud tegelikult usuvadki, et Vene armee läks Ukrainasse banderavlasi. Ma olen nõus, et see. Ja see on nii suur protsent inimestest tegelikult. Et ma olen nõus, et see propaganda või uudiste mõju, mis on siis nii kallutatud ja on aastakümneid ette söödetud rahvale, sest et juht vajab toetust rahvalt, muidu ei saaks ju sõtta minna. Aga et ma usun ka seda, et on ka suur hulk neid inimesi, kes tegelikult saavad aru, mis tegelikult toimub. Loomulikult on. Et see on see pool rahvast, kes võib-olla tunneb häbi ja tahaks võib-olla pehtu pugeda või maa alla vajuda, eks ju. Et samamoodi ka siin Eestis on meil ju kellel naaber, kellel klassivend, lasteaiakaaslane või töökaaslane, vene keelt kõnelev
inimene, kes võib-olla mingis mõttes tunneb ka häbi ja võib-olla tunneb raskust, sest et kogu maailmas on ju justkui nagu vene rahvus ära põlatud. jälle tulen hästi isikliku näite juurde, kui tohib. Et minult on minuga samal tänaval elav inimene, kes on vene rahvusest küsinud: Siiri, ega teie ju meile halba ei taha. Et ja see tekitas minus nagu sellise, ma paningi käe õlale, ütlesin ei, aga lihtsalt, et kust see mõte nagu tuleb. Ja see on minu enda naaber arvab, et meil on selline rahvustevaheline tohutu konflikt või õnneks ei. Jah, ja tegelikult ma ütlengi, et see inimlik suhtlus ja see, et päriselt ma saangi sulle otsa vaadata ja öelda, et mul ei ole su vastu nagu mitte midagi. Ja aitäh sulle. Lihtsalt, et see inimlik suhtlus, see, et sina oma töökaaslasele ütled või oma sellele klassikaaslasele, mina oma naabrile, et see kinnitus saada, et see on meie kõigi kodu, kõik on siin kaitstud, et see peaks olema nagu praegu kõige tähtsam asi, samamoodi ka koolis ja klassis ilmselt on ju. Et ma arvan, et seesama ärevus võib olla nagu ka just see, et sa tunned ennast võib-olla, et kui sa oled sellest rahvusest, sa tunnedki süüdi, me oleme siin ju näinud, kuidas palutakse vabandust. Siin on ju võrkpallurid, kohalik mees on ju Venemaal võrkpallitreener ja see jutt, kuidas kui pärast sõda algust nad läksid trenni ja siis vene rahvusest võrkpallurid palusid vabandust teisest rahvusest kaasmängijatelt. See näitab see kõik see. No neil on häbi oma rahvuse ees, mitte rahvuse ees, jah, nad on ikkagi kuuluvad sellesse rahvusesse, neil on häbi selle ees, mida nende kodumaa on nagu teinud, et ma kujutan ette, et ma tunneks ise seda sama, kui Eesti teeb mingi tüki, et ma tunneks ennast samamoodi ebamugavalt. Muidugi. Et see on inimlik ja mis on tõesti see, et ongi hea, kui oma töökaaslastele, klassikaaslastele, kellele iganes, öeldagi välja, see on ka see, et Eesti inimene on ju loomult tegelikult suht kinnine. Et öeldagi välja, et sa ei pea mitte millegi eest vabandama. Ole see, kes sa oled, ole inimene. Ja see ongi kõige olulisem. Aga et need sõnad nagu välja öelda, et mul ei ole sinu vastu mitte midagi. Lihtsalt sellepärast, et sa oled vene rahvusest. Ja lõpuks see on väga õige, et olla inimene. Et me pidime või me vajasime sõda selleks, et rääkida teemal, et ei ole vaja kedagi kiusata või kedagi süüdistada, eks ju. Et see sama asi oleks rahuaeg, siis ega koolikiusamine on täpselt samasugune asi kui rahvustevaheline kiusamine. Et tegelikult kõigile noortele südamele panna, et kiusamise vastu saab võidelda igaüks ise, seda mitte tehes. Et või märgates ja appi minnes, alati võib-olla on ka appi minemine paneb enda ohtu, aga siis kutsuda abi, eks ju, et sõltub, mis laadi kiusamine on. Aga see on see samm, mida igaüks saab ise teha. Olgu see siis rahvustevaheline või koolikius või mis iganes kiusamine, et selle vastu peab võitlema igaüks. Ja siin on ka see sama vabaduste teema, on ju, et kui me räägime, et see on ikkagi sõda nii-öelda vaba maailma vastu ja vaba valiku vastu, siis samas nagu kiusamissituatsioonides ju, neid tekib igasugust asjade pinnalt, et keegi on valinud teha midagi teistmoodi, olla kuidagi teisiti. Et tegelikult seda vabadust peaks ka siis nagu nendes omavahelistes suhetes austama ikkagi. Aga kuidas me saaksime siis toetada või aidata põgenikke? Et eks me ju aitame, kui ma räägin nüüd Punase Risti eest, et Eesti Punane Rist on kogunud hulga annetusi
neid järjest saadetakse Ukrainasse, meil on koostööpartnerid, kes nad sinna toimetavad. Ka rahaline abi, siin Pärnus on meil on tehtud 2 kogumispunkti, üks on Tallinna maantee 2 ja teine on siin Silla keskuses. Aga nüüd siin Pärnu seda abi, mis inimesed on annetanud, seda me Ukrainasse ei saada, et see jääb siis nendele põgenikele, kes on juurde tulnud kohale. Ja nemad käivad ka pärast seda, kui nad on oma paberimajanduse korda saanud, oma elukohad kätte saanud, et tulevad siis meie juurest ise läbi või siis meie ise viime, et olenevalt siis, et esmatarbekaupu, lastele toiduaineid, hügieenivahendeid, pamperseid, selliseid asju. Teil seal laupäeval Vabaduse platsi miitingul oli ka telgis klaaskuppel kiluga. Mina lasin omad rahad ka sinna sisse. Mis nende rahadega juhtub? Need rahad lähevad Ukrainale. Need sai ka selle korraldajaga üle loetud kõik, need lähevad Ukrainale, aga kõik see materiaalne annetus, et kõik jääb nagu siia kohalikele põgenikele abiks. Küsin, raha läheb humanitaarabiks? Humanitaarabiks ikka. Mina tahaks võib-olla seda öelda, et võib-olla igaüks ei peagi tõttama just Ukrainale või Ukraina põgenikele annetada, et meil igal ühel on omad võimalused, aga meil igal ühel on ka omad kohustused ja nii-öelda see oma front, oma sõjafront, et kui sa oled parasjagu õpilane, siis tegelikult mina arvan, et kõige parem on see, kui praegu hoolitseda selle eest, mis on sinu kohustused. Kui sinu kohustus on praegu õppida, siis palun tehke seda, see on nagu kõige tähtsam. Et see, kui me oleme kõik tohutult murest murtud ja ei suuda võib-olla, mina ei suuda ajalehte teha, sina ei suuda kedagi, oled nii murest murtud, et sina ei suuda kedagi aidata ja et see ka ei aita, kui me oleme kõik tohutult mures ja mõtleme nüüd, et ma pean kogu oma säästetud raha kuskile ära, et tegelikult igal ühel on oma. Jah, eks see on ega tegelikult seoses nüüd sellega, et Ukrainas sõda algas, ei pea meie oma elurutiini ju tegelikult muutma. Meie oleme ju endiselt vabal maal. Just. Et meie elu läheb täpselt samamoodi. Meil on plaanid tehtud, me käitume oma plaanide järgi. Meil on võimalus minna reisile. Me ei pea oma reisi ära jätma selle pärast. Kui sa just Odessasse ei lähe? Jah. Et meie elu läheb ikka samamoodi. No mitte päris, kuna pingeid on rohkem. Pingeid on rohkem, jah, aga ma räägingi, seda välja. Ja selles mõttes, kui igaüks on oma frontil, nagu sa ütlesid, siis sellele võiks märgata, kui keegi on ummikusse jooksnud. Tema käitumises on muutunud, ta on teistsugune, kui ta kogu aeg on olnud. Ta on mingi tõrge on temas. Ja siis oleks küll tore küsida, et kuidas sul läheb, et teeme midagi, saame kokku ajame juttu, loeme, vaatame kino. Et see nendes pingelises olukorras pöördisel ajal, kus me praegu oleme, on äkki see niisugune inimlik kohustus küsida teise käest, kuidas sul läheb, suhelda rohkem, et see on äkki nüüd juurde tulnud, lisandunud, mis võib-olla tavaaegadel ei ole. Samas muidugi teise inimese märkamine, et see peaks meil olema ikkagi kogu aeg, mitte ainult sõjatingimustes. Et raskustes inimeste märkamine, ütleme hea küll see vaimne pool, aga tõesti ka füüsilistes raskustes, ka hädasolijad, ka trauma saanud inimeste märkamine ja aitamine, et see on ka nagu osa normaalsest elust, see on ju normaalne, et sa aitad hädasolijad. Ja see Valter, aitäh, et sa selle välja tõid, eks ju, et märkamine ja suhtlemine ja head suhted, see on ju tänapäeval väga palju räägitud vaimse tervise vitamiinid, et see on üks vaimse tervise vitamiinidest, head suhted. Ja aga seesama suhtlemine seal sotsiaalmeedias, see trollimine toob sinule igasugust infot, mis sinu ärevust kasvatab. Et kuidas valida õige kanal, õige partner, kellega suhelda, et mitte kasvatada seda ängi ja õudu. Et kust see tarkus võiks tulla? Mina arvan, et peab suhtlema näost näkku ikkagi sellega, kes sul seal kõrval on. Et see on ju tegelikult tähtis. Et visake ma nutitelefonid ämbrisse oli. Kusjuures müüakse ju täitsa poes on olemas telefonide vangla.
selline puur , mis sa saad laua peale panna ja siis paned kõik telefonid sisse ja paned lukku . seda võib ka endale koju muretseda või sõprade juurde . täitsa olemas . 2,30 maksis . kas noored peaksid siis uudiseid jälgima ? ikka peaksid , aga noh , sai siin enne natuke ka räägitud , et nutimaailm on vabalt käes , et tõesti tuleb nagu mõelda , noh , vaadata ka , mis uudiseid vaadata ja kust need uudised tulevad , et kõige kindlam ja võib-olla ka tõepärasem oleks vaadata peavoolumeediat . kui et jah , et sealt internetist otsida erinevaid sina kui ajakirjanik . jaa , ma tahan seda ka öelda , et noh , siin sellest frondist ka rääkisime , et mis kellegi ülesanne on . natuke tuleb mõelda ka selle peale , et mida sul vaja teada on ja kui palju . et kui sa ei ole välispoliitikast kirjutav ajakirjanik , siis sa ei pea absoluutselt kõiki sõjateateid teadma . piisab sellest , kui sa ühe korra päevas vaatad ära uudised . ja tõesti soovitan praegu valida , noh , kuigi ütleme niimoodi , et kõik see , mis sotsiaalmeediast tuleb , noh , loomulikult ei saa keelata ära ja mingisuguste meediakanalite jälgimist ära keelata või öelda , et pange nüüd üldse oma telefonid ära , seda ka ei saa . et aga ma soovitan ikkagi tõesti valida mõned Eesti suuremad päevalehed , ERR-i uudistesaated ja sealt siis vaadata neid asju , sest siin ongi hästi suur erinevus sellega , mis on nagu päris ajakirjaniku töökohustus ja mida näiteks selle sotsiaalmeedias ei tehta . päris ajakirjanikul on kohustus oma seda infot kontrollida , vaadata üle kõik need allikad , kust need tulevad , küsida mitmelt poolt infot ja sõja puhul on ju loomulik , et nii üks kui teine pool tahab asju näidata kas hullemana või paremana , igal juhul sellises valguses , mis aitab kuidagi neid ja no praegu ei saa tegelikult öelda ei Venemaalt tuleva info puhul ega ka tegelikult Ukraina puhul tuleva info puhul , et see on tõde , kui me ei ole selles oma silmaga veendunud , et noh , kui keegi on vaadanud näiteks neid ajakirjanikke , kes Eestis seal kohal on , siis mina nagu ütlen küll , et nad on väga vastutustundlikud , seepärast et kui neid küsitakse , kuidas öö möödus , kas raketid olid , ütlesid , nad on väga paljuski läinud sinna , et jah , ma kuulsin , et midagi oli , mida see tabas , ma ei tea , me üritame minna vaatama ja samamoodi hukkunute ja ohvrite kohta . et jah , et see kontrollitud info on praegu nagu ülitähtis . seda mina küll soovitan . et igalühel on oma tõde on ju ja seda ta kuulutab . aga no usaldusväärne võiks olla ka see , mis on näiteks leheküljel t5.ee . seda ma soovitan nüüd küll kõikidel jälgida , sinna tuleb pidevalt uuendatud sõnumeid . seal on väga suur skaala valida neid teemasid ja neid jututubasid , mis sind huvitavad . ja seal on ka viide mõnedele telefonidele , et kui ikka isiklikult hakkab väga juba ummik kätte jõudma , siis on seal näiteks niisugune telefon nagu 116 111 , sinna võib helistada 24/7 . et kui ikka on tunne , et enam ei saa kuskilt abi , pole kellegagi rääkida , ei julge , ei usalda , siis sinna võib helistada . Te ei pea ennast tutvustama , teid ei tehta kindlaks , lihtsalt saate rääkida . nii et t5.ee võiks olla see . ütles , et telefoninumber ka veel korra . 116 111 . aga suur aitäh teile siis täna siia tulemast . oli kutsumast .